See ettevõtlik õppimine tähendabki seda, et me kasutame hästi palju sellist projektõpet, et lastele antakse mingisugune teema, püstitus, siis õpetaja seletab või küsib laste käest, et mis on oluline, mis on nende huvi, mida nemad tahavad teada saada, siis leitakse kindlasti, et kuidas me selle asja teada saame, ehk siis õpilasi kaasatakse sellest õppimise protsessist algusest peale. Ja hästi oluline osa õppimise juures on just see, et kui ma olen midagi ära teinud, siis ma analüüsin seda, kuidas mul läks, mis ma õppisin, mis ma teada sain, mis läks hästi, mida teinekord võiks teistmoodi teha. Kivili esimene keskkool on olnud ettevõtliku kooliprogrammiga seotud selle algusest peale. Ehk siis kindlasti üle 10 aasta, ma pakun, äkki 12 aastat juba oleme olnud ettevõtlik kool. See on kindel, et see on õigustanud. Mina olen koolis töötanud 17 aastat ja mul on olemas võrdlusmoment. Vanasti, kui ma näiteks pakkusin mingi idee välja või vanasti olid ikkagi niisugused kooliüritused, klassivälised üritused, siis selles programmis ei olnud ju selliseid ettevõtlikke tegemisi, et õpiti raamatu töövihikuga, et siis lapsed olid pigem sellised, ei taha, ei saa, ei oska, ei tulnud kaasa. Kui see tänapäeva lastel ütled, mis te arvate, kui teeks midagi sellist, siis nad on avatud, nad kohe ütlevad, jaa, teeme ära, nad tulevad kaasa, nad pakuvad ideid. Kui te soovite, et teie lapsest saaks julge, enesekindel, õpihimuline, rõõmsameelne inimene, kes väärtustab õppimist, enese arengut, kes on julge suhtleja, kes saab iseendaga tulevikus hakkama, kes oskab iseennast juhtida, siis see ettevõtlik õppe ongi see, mis teda toetab sellel teel, et see on nagu ainuõige. Meil käib väga palju külalisi ja tavaliselt alati tagasiside on see, et teie kool on nii eriline, et juba õhust on tunda, et siin on midagi teistmoodi. Ja kui me oleme proovinud nagu uurida, et mis see täpsemalt siis on ja püüdnud nagu välja selgitada, mis teeb eriliseks, siis meie koolis niisugune põhiline märksõna on, et meie koolis on usaldus. Usaldus õpetajate, õpilaste vahel, õpetajate vahel. Julgus usaldada teist inimest, see on hästi oluline.